Nii, väga tore. Et minu taust on taimeökoloogiline ja putukaökoloogiline, mis võimaldab mul ehk jagada ka teile seda sellist holistilist ülevaadet maismaa ökosüsteemist. Ja ma räägin laiemalt kui ainult linnast, et milleks meil üldse putukaid vaja on. Kui nii võib küsida, selline antropotsentristlik lähenemine. Ja natuke ka sellest, kes nad on ja kus ja mida nad vajavad. Ehk siis teoreetilisest praktilisemas suunas. Ja sellest asjast arusaamise teeb keerukaks see, et loodusel on omane olla nähtamatu, hääletu ja liikuv. Ja meil on väga raske oma meeleelundite omaduste tõttu, üldse meie kognitiivse võimekuse tõttu nagu hoomata, kui keerulised need ökosüsteemid on, mille osaks me oleme. Ja putuka uurijana võin ka kinnitada, et jube raske on aru saada uurimisobjektidest, mis ringi liiguvad. Nad ei ole homme seal, kus nad olid eile ja siis ma ei saagi aru näiteks, mida see või teine mesilane tegelikult vajab. Väike ülevaade sellest, et kui olulised on putukad üldse elualal hoidmisel maal ja natuke numbreid. Ma proovin, kas see pointer midagi näitab. Ei, ma ei saa, no väga natuke need, kellel on väga head silmad, see näeb. Meil on umbes 1 miljon liiki putukaid. Kõikidest kirjeldatud liikidest väga suur osa, mis on siin eraldi välja toodud ülemise ringi peal. Nendest väga suurel osal on oluline seos siis taimedega. See alumine parempoolne ratas on taimed ja nagu te näete, siis enamus neist on uistaimed, mis on väga suuresti ka tegelikult putukate teene, ütleme nii, evolutsioonilises plaanis olnud. Mida need putukad siis teevad, et kuulus ökoloog Edward O. Wilson, kes hiljuti suri, on öelnud, et putukad ja ka teised selgrootud on tegelikult need pisikesed asjad, kes maailma käigus hoiavad. Putukad tarbivad ära väga suure osa sellest energiast, mis tegelikult päikese pealt maale jõuab. Aineringe kujundamisel või suunamisel on väga olulised. Et siin on lühidalt üles loetletud põhilised need ökosüsteemi protsessid, kus siis putukad osalevad. Ja ütleme, inimese vaatepunktist ehk kõige olulisem on see, et tegelikult maailm sellisena, nagu me seda näeme, need maismaa ökosüsteemid, on suuresti kujunenud putukate tegevuse tulemusena. Et me küll võib-olla püüame mõelda, et kuna me näeme suuri loomi palju kergemini, siis meile tundub, et võib-olla suured loomad on need, kes teevad metsa neid radasid sisse ja mõjutavad seda, kui kõrge on ütleme, mingi taimekoosluse rohustu või milline see liigiline koosseis, aga tegelikult putukatel on selles nagu märksa suurem roll globaalses skaalas olnud. Ja väga suure osa nendest asjadest, mis on inimesele olulised, teevad ka putukad meile ära ja toon mõne näite. Kuna ma ise olen rohkem tegelenud tolmeldamisega, siis tolmeldamine on üks super hea näide, sest meile kõigile maitsevad puuviljade pähklid, ütleme Eesti kontekstis on need igasugused õunad, luuviljalised, marjad, maasikad näiteks. See on siis, kui meil on mesilased ja mis juhtub siis, kui meil enam tolmeldajaid ei ole. Tolmeldajad muidugi on märksa enamad kui ainult mesilased. Et väga suur osa meie toidulauast katavad meile putukad. Me ei tea seda, me ei mõtle sellele ehk tavaliselt, aga soovitan küll harjutusena, mida ma ise ikka teen, et mõtlen, et mitu minu einesse kuuluvatest taimedest, et kui suur osa sellest on nagu tehtud siis putukate poolt. Et need numbrid on päris suured. Ja tervise seisukohast väga palju olulisi mikrotoitaineid, mikroelemente, vitamiine tulevad nagu nendest. Üks teine hea metafoor on tegelikult jäämäe metafoor, et kui me natuke Eestisse tuleme lokaalsesse konteksti, et kes need tolmeldajad tegelikult on, et need ei ole ainult mesilased. Ma kasutan tolmeldajat kui sellist näidet putukarühma kohta, kes siis tegelevad selle tolmeldamise ökosüsteemi hüve pakkumisega. Teised putukarühmad, neil on omad rollid. Neid ma ei jõua lihtsalt siin käsitleda. Ja kui me tavaliselt ütleme tolmeldajad, siis keda me mõtleme? Me mõtleme tavaliselt kimalasi. Need liikide arvud on siin Eesti kohta. Me mõtleme kimalasi, siis tulevad meil ehk meelde veel päevaliblikad,
sirelased ja muud, aga tegelikult Eestis putukaid on laias laastus, me võime ikka vast öelda umbes 15 000 liiki, sest ka väga paljud mordikad, igasugused väiksed kärbselaadsed tüübid, sirelased näiteks osalevad ka tolmeldamises väga palju. Me ei tea tegelikult täpselt, kes neist mida teeb ja kui olulised nad on. Mida me küll teame, on see, et ökosüsteem on selline keeruline komplekssüsteem, kus igal osal on oma roll ja komplekssüsteemidel on emergentsed omadused, mis tähendab, et need omadused tekivad ainult siis, kui need omadused on midagi enamat kui selle süsteemi üksikud osad. Me ei saa seda niimoodi mehaaniliselt, reduktsionistlikult lahti arutada. Nüüd ma tahan tuua selle näite selle kohta, et kuivõrd varieeruvad on putukate vajadused, et näiteks kui me tahame luua elupaiku, ükskõik kas linnas või maal või kaitsta kas või putukakooslusi, liigipõhine lähenemine on võimatu, see lihtsalt ei tööta, sellepärast et need vajadused on neil niivõrd erinevad. Ma proovin nüüd selle pointeriga. Siin on sirelasest üks näide. Ütleme, siin on 3 näidet tegelikult selle slaidi peal. Kõik nad vajavad õisi, sirelased vajavad õisi, paremal üleval on kimalased, kes vajavad ka õisi ja all on päevaliblikad. Siin on näiteks nõgeseliblikas. Kõik nad käivad nagu täiskasvanuna õitel söömas, aga nende muudes elutsükli osades on neil hoopis täiesti väga erinevad vajadused. Näiteks seesama sirelane, tema vastne on kiskja, sööb lehetäisid teiste taimede peal. Siis kimalaste vastsed, eks ju, nemad on pesades ja neid toidetakse täiskasvanute isendite poolt siis õietolmuga, nektariga. Ja liblikate puhul seesama nõges, Karinil oli väga tore slaid kõrvenõgesest. Nõges on väga tore taim igal pool kasvatamiseks, kellele meeldivad liblikad, sest et neid liblikaliike, kes spetsiifiliselt vajavad nõgest, on meil päris palju, lisaks nõgeseliblikale on päevaliblikas Admiral veel. Ja tule meelde, seal oli neid mõnevõrra veel ja need vajadused on hästi erinevad. Kui me nüüd võtame veel mardikad, kes on ka olulised tolmeldajad, siis nemad tihti vastsena elutsevad kuskil puidus. Ja nüüd see kolmnurk siin püüab kokku võtta kõiki neid erinevaid laadi vajadusi, mis nagu putukatel linnas on ja maal ja üldse igal pool. Üks on see, et neil on vaja jah, neid õisi, aga tegelikult on neil vaja kohti, kus pesitseda, kohti, kus talvituda, kus kasvatada oma lapsi ja kuidas seda siis nagu saaks saavutada niimoodi, et oleks elurikkus võimalikult, ütleme, et oleks võimalikult liigirikas. See tolmeldajate hästi suur ökoloogiliste vajaduste varieeruvus teebki selle hästi keerukaks. Siin on üks slaid Eesti tolmeldajatest ja oluline asi on see, et enamiku nende liikide kohta me tegelikult ei tea praktiliselt mitte midagi tegelikult, mis neil nagu eluks vaja on. Veel üks hea põhjus läheneda koosluse ja ütleme elupaiga põhiselt. Nii et see hästi laialt raamitud või reklaamitud selline õite ribade külvamine tegelikult nagu ei tööta enamikute putukate jaoks, ka mitte enamiku tolmeldajate jaoks. Et see võib isegi olla ökoloogiline lõks. Et see on nagu selline lühiajaline pop-up restoran, et jah, nad tulevad siia kokku, mõned näiteks mesilased, kes suudavad paremini lennata, nad võivad siin mõnda aega toituda, aga nagu te näete, kõik see asi õitseb ühel ajal, et muul ajal aastast see neile süüa ei paku, aga süüa on tegelikult vaja neil nagu praktiliselt Eesti oludes ikkagi ütleme seal aprillist oktoobrini, kogu aeg peaks midagi õitsema, peaks õitsema erinevaid asju, peaks olema kõrrelisi, igasuguseid muid erinevaid taimi, kus siis saaksid kasvada röövikud, kellel selline vajadus on. Et õisi on vaja küll, aga oluline on see, et millised õied, kus, kui palju ja millal. Me oleme täna näinud päris palju ilusaid pilte juba sellistest püsiva rohttaime kooslusega elupaikadest, mis väga hästi sobiksid väga paljudele putukaliikidele. Siin pildi peal on ka üks selline Eesti niit, et oluline on näha, et see on mitmekesine, et seal ei ole, on kohe pildi vaadates öelda, et seda ei ole niidetud sellel aastal, hea kui eelmine aasta niideti, aga võib-olla tõenäoliselt üle-eelmine aasta.
Mis siis on veel olulised? Enamus meie erakmesilastest ja kimalased ka pesitsevad pinnases. Erakmesilased armastavad veel teinekord ka kuhugi puidu sisse pesi teha. Et siis selline vana ja siuke nii-öelda risu või siuke puit, mida me tahaks nagu ära koristada, siis see tasuks jätta maha. Oluline on ka kõik sellised mättad ja maha kukkunud oksad ja langenud puud ja sellised, ütleme, looduslikult moodustunud risuhunnikud, kus siis talvitutakse. Osa putukaid talvitub valmikuna, osa röövikuna, osa siis ka võib-olla munana. Kõigile neile oleks vaja nagu oma sobivat kohta. Kui nüüd püüda seda kuidagi kokku võtta, et mida siis näiteks teha, et ütleme, mul on linnas oma aed või ma töötan linnavalitsuses mõnes ja tahan, et minu linnas oleks nagu rohkem putukaid, et mida siis teha, siis on oluline tähele panna neid põhimõtteid. Kõige olulisem asi on hoida olemasolevaid elupaiku, sellepärast, et tegelikult püsiva sellise, ütleme, siin on mitu aspekti, et esiteks taimekoostus on kõige paremini vastab putukakoosluse vajadustele siis, kui tal on lastud lihtsalt niisama olla. Teine asi on see, et pinnase ülessarimine hävitab putukakooslus väga palju, kas seal siis talvituvad või pesitsevad liike, et see on väga halb, et tegelikult et ma arvan, et enne kui me hakkame mõtlema, et me midagi koorime ja paneme sinna mingi uue mulla ja taastame selle taimekoosluse, me peaks ikkagi mõtlema ja kaaluma väga hoolega, et mida me kaotame sellega. Et võib-olla me saavutaksime märksa paremad tulemused elurikkuse seisukohalt, kui me laseksime taimekooslusel ise nagu tasapisi taastuda. Et jah, alguses on see kole ja ohakane, aga ütleme, mingi 10 aastaga läheb see ilusamaks. Ja samal põhjusel on hästi tähtsad linna elurikkuse hoidjad, igasugused sellised tühermaad, alad, kus inimesed kas enam midagi ei tee või pole üldse kunagi mingisugust inimtegevust väga palju harrastanud. Seal on tavaliselt, tihtilugu linnades on nagu kõige kõrgem elurikkus seal, näiteks Tallinnas me oleme mõõtnud mõnedel tühermaadel ka superkõrged nii haruldaste liikide kui taimeliikide kui ka siis hästi paljud näiteks päevaliblikate arvukuselt üldse hästi kõrged. Eestis on kasvanud taimekaitsevahendite kasutamine viimasel ajal nagu väga-väga palju kordi, mitte ainult põllumajanduses, vaid tegelikult ka mitmel pool mujal. Inimesel on need ka tohutult toksilised, aga putukatele nagu ka, et kui me tahaksime hoida putukakooslusi ja oma tervist, siis me tegelikult ei tohiks neid üldse kasutada. Et sellest saaks pidada eraldi mitu ka eraldi ettekande selle kohta, kui nagu mürgis need tegelikult on. Nii, aga oluline oleks siis varieerida oma majandustegevusi ka, et me niidame eril aastal eri kohtades. Siin on mõned sellised linnaelupaikade näited. See maante näide on lihtsalt sellepärast, et kõige parem oleks ehk heterogeenset majandamist tagada nii, et me ühel aastal seda ühte teeserva niidame ja teist mitte ja teisel aastal vastupidi. Ja sama lähenemist võiks kasutada ka linnaparkides ja oma aedades. Jätta ikkagi mingisuguse osa alati siis loodusele niisama olla, sest loodus saab väga hästi hakkama ise, ütleks lausa kõige paremini. Ja see alumine parempoolne pilt on Tallinna kaubajaamast Balti jaama taga, mis on ka nagu tühermaa mingis mõttes, aga seal on päris suur hea taimekoostuse liigirikkus ja leidsime sealt kohe Balti sõrmkäpa. Et sellised alad on väga toredad. Ma jätaksingi siinkohal katki oma jutu ja ootaksin küsimusi. Et mis on need asjad, mida ma ei rääkinud, aga te tahaksite ikkagi teada. Suur tänu! Mõned küsimused on täiesti kirja ka pandud juba ja ma saan nende küsimusest alustada. Üks tore kommentaar. Kas tolmeldavaid putukaid võib pidada ajaloo esimesteks kunstlikeks viljastajateks? Vist tuleb nõustuda osaliselt. Aga nüüd natuke tõsisematel teemadel. Mida siis arvata lehtede riisumisest ja kas neid lehti võiks ka purustada näiteks niidukiga? Jah, et lehtede, mina näiteks oma aias nagu hoian tagasi, et käsi nagu tahab seda reha võtta, aga ma püüan ennast taltsutada. Et paljud putukad talvituvad ka ikkagi kuskil seal lehtede all, et mingisuguses vormis. Nii et, ja
lehed tasub riisumata jätta ka sellepärast, et viia tagasi toitaineid pinnasesse. Et sama asi, et ma soovitaks heterogeenset lähenemist, et riisuge seal, kus te teisiti ei saa, aga ärge riisuge seal, kus saaks niisamagi. Ja. Hoidke ennast muude tegevuste jaoks. Nii, kuidas rajada siis oma eesmärki täitev putuka hotell? No selle kohta on hea näide. Putuka hotellid ei vasta eriti paljude. Nagu ma ütlesin, tolmeldajad Eestiski on juba üle 10 000 liigi. Ja näiteks ainult mõned üksikud erakmesilase liigid tulevad putuka hotellidesse. Mingi roll neil seega on. Minu meelest Tartu botaanikaaias me just kevadel vaatasime, et seal oli ainult üks liik erakmesilasi tulnud. Et tegelikult tasuks oma energia suunata mujale, olemasolevate elupaikade kaitsmisesse ja igasuguste risu, võpsik ja muu selline asi. See töötab palju paremini. Ja, võib-olla on palju laiemas mõistes majutuse võimalus, kui rajata lihtsalt hotelle. Ja. No jaa. Aga kui suur peaks olema sööti jäetav tühermaa, et see toetaks putuka kooslusi ja kas piisab ka majaserva hooldamata hoidmisest, kui sellises kontekstis rääkida? Jah, see ruumilise planeerimise osa, seda ma ei puudutanud, aga see on tõesti oluline, et elupaiga suurus on oluline, sellest sõltub see, kui palju putukaid, kui palju liike ja isendeid saavad seal hakkama. Aga ma arvan, et me saaksime, siin on nagu erinevad lähenemised, et kas mul on oma aed või siis ma tegelen selle asjaga linna või riigi tasemel. Et sellepärast sellele küsimusele ei ole mitte mingisugust ühest vastust, et ütleme, et nii palju kui võimalik, mida rohkem, seda parem. Ja. Et igale situatsioonile võiks lähendada ka vastavalt sellele. Just, inimene kahtlemata ka peab ju linnas ära mahtuma, et me ei saa ainult elada nõgese metsas näiteks. Mõistetav, aga suur tänu veel kord, Virve Sõber Tartu Ülikoolist!